Kui järsku tuleb pähe õppida tahtmine lilleseadet, siis alati tekib küsimus, kas õppida lilleseadet on raske. Siis mina õpetajana võin öelda, et lilleseade õppimine on väga lihtne. Samas õppimine kui selline on raske, sest on vaja õppida, on vaja teha tööd ja on vaja palju praktiseerida. Ehk siis nii mõlemalt poolt kerge ja raske. Küll aga lilleseadeks ja floristiks õppimine, see tähendab seda, et tegelikult kõik saavad ikkagi lilleseadeks, kui nad on õppinud korralikult selgeks kõik tehnikad, kõik stiilid, siis nende tehnikate stiilidega saab väga ilusasti hakkama. Kui soovime saada lihtsalt lilleseadjaks, siis kooli põhjal saab sellega kenasti hakkama. Nüüd teine tase ja teine level on see, et kui florist tahab minna võistlema, siis võistlemine eeldab juba seda, et tekib fantaasiad ja tekivad ideed. Ja kõik ideed sünnivad läbi töö ehk loovus tuleb läbi töö. Kust tulevad meile head ideed? Mitte kuskilt mujalt, kui tehes ja veel kord tehes palju erinevaid töid, hakkab meil järsku tekkima seoste kombinatsioon. Me oskame ühte või teist seost kokku viia ja juba ise luua. Nii et kui konkurssidest rääkida, siis see on nagu, mina ütleksin juba teine level, et kui ma olen palju teinud erinevaid lihtsaid tehnikaid või stiile läbi praktiseerinud, siis ma kindlasti sobin juba ka kindlasti konkursile. Alati kõik floristikakoolid on rõõmsad, kui nad saavad endale järelkasvu. See tähendab seda, et ma alati inspireerin õpilasi, et õppige hoogsalt, käige võistlemas, siis tekib loovus ja pärast seda on alati võimalik tulla õpetajaks. Meie Eesti floristikakooli minu isiklik selline põhimõte on see, et kui meil on õpetajad, kes inspireerivad saama õpetajaks, siis on nad parimad õpetajad. Tulge, vaadake, kas õpetaja inspireerib teid saama õpetajaks.